1935. Eesti Vabariigis valitses täielik kaos. Noorsoo oli organiseeritud ning kogu aurus tegevusvahendite hankimiseks ja pidude korraldamiseks. Selge oli see, et niimoodi see asi enam ennast kesta ei saa. Ja 1936. aasta oktoobris võeti vastu noorsoo organiseerimise seadus ning haridusministeeriumi haldusalasse loodi noorsoo osakond. Mõelge, see toimus kõik 80 aastat tagasi. Seega on põhjust pidutsemiseks. Aastal 2000 oli Eestis vaid 4 noortekeskust. Selleks, et olukorda parandada, kutsus Eesti Noorsootöö Keskus igas maakonnas kokku 2 esindajat ning aastase koolituse lõppedes oli selge, et nii see asi enam kesta ei saa ja noortekeskuste arendamise jaoks on vaja kahtlust. 9. novembril 2001 asutati Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Mõelge, see juhtus 15 aastat tagasi. Järelikult on põhjust pidutseda. Aastast 2011 on iga-aastaselt tähistatud Eestis noorsootöö nädalad ja nii ka selle aasta. Mõelge, see juhtus 5 aastat tagasi. Seega on põhjust pidutseda. Hea sõber ja koostööpartner, nagu sa aru said, on põhjuseid rohkem kui üks, et pidutseda. Kohtume pidulas. Esmaspäevad on põnevad. Nendesse koguneb eelmiste nädalate peegeldust ja uue algust. Hommik kodus on rahulik. Vanem poeg on sekis noortevahetuses, noorem veel magab. Kohvi kõrval on loetud kõik saabunud meelid. Nüüd meenub, et mõni aeg tagasi sai utsitatud naabervaldade noorsootöötajaid osa võtma koolitusest Hispaanias. Kohtun nendega täna õhtul, et aidata teha sõiduks ettevalmistusi. Ja kiire pilk veel projektile, mõned mõtted õhtuseks kohtumiseks. See ei lisandatud. Arutame veel Heidiga Eesti Hank 2017 plaane. Saan sõnumi Ansta Noortklubiga spetsialistilt, kes avaldab soovi kohtumiseks. Tutvu NTK-d saabunud koostöögruppide raamlepinguga ja saadan seda varsti vallavanemaga kirjastamiseks uuesti. Päike soojendab nii mõnusasti Lõuna-Eestit üha enam. Tundub, et täna on tegemist sooja suvepäeva. Keskpäevaks seal saanud noortekeskusesse, et kohtuda Tallinna Ülikooli praktikantidega. Mina olen Ene. Ma olen 35-aastane. Sellest 23 aastat olen olnud noorsootöös väga aktiivne. Alguses õpilasena, siis huvijuhi tudengina, seejärel huvijuhina ja viimased 6 aastat ka noorsootöö maastiku arendajana. Miks? Huvitav on selle pärast. Mul on Facebookis album pealkirjaga Mida tööle selga panna. Olen seal nõia, kuningana ja hundi kostüümis, pallikleidis, tavariietes, dressides. Ühel pildil olen ruuporiga ja teisel võtan veenist verd. Mul aasit loomel. 3. istun helkuri puu otsas ja 4. olen roninud akna lauale ja viskun õpilaste kätele. Proovisin kirja panna ühtuma tööpäeva. See algas nii. 6.23 äratuskell, 6.40 voodist välja, 7.37 jõuan autoni aknad jääs, 8.02 jõuan lasteaiast autosse, 8.08 jõuan kabinetti, 8.12 jõuan kirjakasti, hakkan meilidele vastama, 8.36 hakkan kolleegidele koostama nädala infokirja, 8.42 algab vahetund. Pärast seda enam kella ei vaadanud. Täna algavad noortevolikogu valimised. Kuu aega pingelist tööd saab sel nädalal oma tulemused. Käin mõttes läbi, kas kõik on tänaseks valmis. Nimekirjad, sedelid, kastid, noortemajad, komisjon ja noored. 8.45 stardin kodust.
9:45 olen läbinud 45 kilomeetrit. Püha hetk. Hea kohv masinas ja töö võibki alata. Kiirelt vahetame kolleegidega muljeid eilsest tööpäevast. E-kirjade ülevaatamine, printimistööd, valimisnimekirjad, infokirjad, veidike ka loovad tööd kääridega. 10:45 ringkäik Kärdla põhikoolis ja Hiiumaa gümnaasiumis infokirjade laiali jagamiseks. Vahepeal postitan kiiresti infot sotsiaalmeediasse, mida jagame. 10:30 astub kontorisse Viljan. Tema transpordib valimiskasti koos vajaliku dokumentatsiooniga Kõrgessaare noortemajja, kus algab noortevolikogu eelhääletamine. Pimm-pomm, kell on 3. Olen jõudnud oma rännakutelt tagasi kodubüroosse. Meenub, et sotsiaalkomisjon, mille esimees ma juhuslikul olen, peab ära saatma viimase koosoleku protokolli. Kiirelt saab ka see tehtud, mõned mõtted valdade ühinemislepingusse veel sisse. Ups, alles nüüd märkan, et täna on presidendi valimise päev. Aga mida ei ole? President. Mida nad seal veel jängivad? Ja mõned ei hääletanud üldse. Jätaks ka täna töö tegemata. Ei avaldaks arvamus, ei teeks otsuseid, ei lepiks kokku, sõidaks lihtsalt tööle ja võtaks palga välja. Paljud arvavad, et ametnikud töötavad vaid argipäevadel, kuid tegelikult pole see tõsi. Mõnikord võib juhtuda nii, et nad töötavad ka nädalavahetusel. Korraldasime koos kolleegiga vaba aja veetmise laata. No vaata. Hakkasime tegema ettevalmistusi ürituseks juba pool aastat varem. Viimastel aastatel toimub see laat augusti viimasel nädalavahetusel. Sel aastal toimus laat Kristiine kaubanduskeskuses. Sõitsime spordikeskusesse, kus toimus infomess orientiir. Kujutage ette suurt tühja saali, mis magas. Panime tuled põlema ja korraga ta ärkas. See oli nagu suur võlutrikk mõnest filmist. Vaatasime saali üle ja tegime viimaseid ettevalmistusi. Igal osalejal oli mõeldud oma boks ning ruum oli soovide järgi planeeritud. Kell 11:30 hakkasid saabuma laada osalejad ja mina aitasin neil ruumides orienteeruda ning leida õige boks. Ülejäänud ajal oli minu ülesandeks koordineerida etteasteid laval, juhatada esinejad õigel ajal lavale või kinnitada mikrofoni. Juhul, kui toimusid muudatused programmis, andsin sellest teada päevajuhile. Sel päeval esines laval kokku rohkem kui 25 huvikooli. Päev oli väga pingeline. Suhtlesin nii osalejate, külalistega kui kohaliku meediaga. Päeva lõpuks tundsin ennast nagu tühjaks pigistatud sidun, kuid selline väsimus on hea, kuna tead, et kõik läks hästi ja see, mis sai planeeritud, õnnestus. Ma ei pea ennast noorsootöö eksperdiks. Küll aga ma oskan uurida erinevaid nähtusi ja fenomene sotsiaalteaduslike meetoditega. Nii ma noorsootöö uurija rolli sattusin. Et kuidas? Meil magistrikraadi kaitsnud rõuge noorsootöötaja Kerli kutsus. Plaanis oli uurida noorte endi arvamusi sotsiaalteaduslikes uurimustes. On mu meelest häbiväärselt vähe asjaosaliste endi hääle kuuldavaks tegemist. Ikka on ju lihtsam pöörduda täiskasvanute poole ja uurida spetsialistide arvamusi. Raport vajab muidugi veel kirjutamist. Kohati ma ausalt isegi kahtlen, mida minult seda oodatakse, kui palju tabeleid, kui palju jooniseid, kui palju seostamist muuga ja kui kaugele ulatuvaid filosoofilisi mõtteid. Aga hetkel olen ma siiski sellega graafikus. Homme ja ülehomme on mul muud tegevuste päevad, aga reedel jälle noorsootöö. Minu nimi on Aleksander. Olen Tartu Ülikooli Narva kolledži tudeng. Sel aastal kirjutasin oma esimese projekti Too mäng reaalsusesse. Kõige rohkem jäi meelde jalgpallimäng FIFA 16. Alguses viisin läbi turniiri kasutades PlayStation 4. Ma tegin tabelid nagu reaalses jalgpallis. Noortele see väga meeldis. Seejärel korraldasime noortele reaalse jalgpallimängu koos Narva Transi treeneriga. Mõned noored mängisid jalgpalli päris väljakul esimest korda. Mina ka olin väravaht ja peale mängu said kõik treeneri käest jäätise. Tahan tulevikus arendada virtuaalspordi ideed edasi. See on noorte seas praegu väga populaarne. Teate,
vahel juhtub selliseid olukordi, kus sa ei tea, millega su tööpäev lõpeb. Sel päeval tegin ettevalmistusi Stockholmi sõiduks. Männiku siidistuudio viis oma kunstinäituse Rootsi. Näituse asemel laeval Victoria Pardal. Uudistes lubati tormi, kuid see ei hirmutanud mind. Pardale jõudes elasime sisse ja alustasime näituse ülespanekut. Umbes kella 8 paiku algas tormi tõttu laevas väga suur kõikumine. Kui vaatasime laevaakendest välja, tekkis hirm. Kõikumine oli nii suur, et inimesed ei saanud pardal liikuda. Tüdrukutel oli väga halb. Jõudsime näitusaladele suuremate probleemideta, seejärel läksime kajutitesse. Vara hommikul avastasin mu kajutis on vesi. Selle peale jooksin kohe tüdrukute kajutisse. Õnneks seal vett ei olnud. Siis teatas laevakapten raadios, et laev pöörab tagasi Tallinna poole. Tol jubedal päeval me Rootsi ei jõudnudki. Juba teismelisena peotantsuvõistlustel sain ma aru, et alati ei piisa edukas olemiseks sellest, kui töökas ja andekas sa oled. Tajusin varakult seda, kui olulised on suhted, kellega suhtlen või läbi käin. Näiteks mida tuntumas klubis ma tantsisin, seda paremaid hindeid sain. Mõistsin, et kellegi hinnang minu kohta ei pruugi üldse olla tõene. Ja sel põhjusel ma ei võrrelnud end teistega. Minu eesmärk ei ole teistest parem olla. Nüüd huvitab tegevus ise, kulisside taga toimub. Väikesed detailid ja suur pilt. Seosed, kirg asja vastu. Pärast kaksikute sündi muutusin ma enesekindlamaks ning mõistsin, et kui sa ise usud sellesse, mida sa teed, siis on ka kerge teisi veenda. Inimestele meeldivad enesekindlad inimesed, kes ei takerdu probleemidesse ja kitsaskohtadesse, vaid nad pakuvad ise lahendusi. Nad näevad võimalust ja vikerkaart. 8 aastat tagasi sattusin kandideerides Eesti Ankli tegevjuhiks. Nüüd oli mul võimalus kõike ise kujundada, mingeid piire polnud. Sain lavastada kulisside taga oma näitemängu. Tänasel päeval on minu meeskond juba 10-liikmeline. Loodan, et suudan vastata nende ootustele ja luua keskkondi, lavalaudasid, kus nad saavad teha seda, mida nad hästi oskavad. Aastast 2011 olen ainuke töötaja, kes jätkab siiamaani erinevate töötubade ja ringide läbiviimist Põhja-Tallinna Noortekeskuses. Ma olin ainuke töötaja, kes käis Põhja-Tallinna koolides, jagas plakateid, kontakteerus huvijuhtidega, suhtles noortega isiklikult ja tutvustas neile Noortekeskuse võimalusi. Vaatamata sellele, et töötasin poole kohaga, oli mul alati rohkem huviringe kui teistel, isegi rohkem kui täiskohaga töötajatel, mis omakorda näitab minu aktiivsust ja mitmekülgsust. Kui Noortekeskusist toimusid ümberkorraldused, olin mina ainuke, kes võttis enda peale vastutuse kogu Noortekeskuse kompleksi eest ja ajas paberimajanduse joonde. Töötades korraga 3 inimese eest, õnnestus mul tõsta isegi Noortekeskuse külastajate arvu. Momendil töötan noorsootöötajana, samuti olen keskuse juhataja. Töötan ka töövälisel ajal, et rahuldada kõiki Noortekeskuse vajadusi. Lahkusin malevast pool päeva enne teisi töökohustuste tõttu. Viimastel päevadel otsustasime ühiselt, et anname mälestuseks kõikide kohta tagasisidet. Seinal oli iga inimese kohta ümbrik, kuhu panime sedelid. Kuna kõik ei olnud minu lahkumise hetkel jõudnud mulle veel kirjutada, tegid noored ettepaneku, et teel Tartusse sõidavad nad Elvast läbi ja toovad ümbriku mulle ära. Nii ma kohtusingi noortega uuesti Elva raudteejaamas. Sain kätte mõned asjad ja tagasiside ümbriku. Panin ümbriku kilekatti asjade peale. Ma ei tea miks, aga ma ei avanud seda. Läksin korraks veel tööle tagasi ja suundusin siis selle kotiga Tartusse. Seisan Elva raudteejaamas ja ootan rongi. Homme algab 3-päevane metsalaager. Sellele järgneb kohe 10-päevane rahvusvaheline noortevahetus. Enne metsalaagrit olin 2 nädalat noortega malevas. Olen kohutav
tegelikult on veel nii palju teha. Kas kõik läheb plaanipäraselt? Rinnus kakub, kurgus ka. Lugesin mõttes kokku, et olen olnud tööl 1,5 kuud järjest ilma ühegi vaba päevata. Nutt tuleb peale. Hoia pisaraid tagasi. Rongi ka veel ei tule. Mille kuradi pärast ma seda tööd teen? Järsku märkan kotis ümbriku. Teen selle lahti ja loen minu kohta antud tagasisidet. Ja nüüd tuleb küll nuttu peale. Aga enam mitte kibestumisest ega vihast. Need sõnad puudutavad mind väga. Mõistsin just, miks ma seda tööd teen.